Nii, nüüd on meie väike, kuid väga tubli kollektiiv oletuslikult liikunud umbes 4 kilomeetrit ja läbi on saanud kruusateed ja me oleme rabas. Me läheme Ohepalu järvele. See on niisugune loha on ees. Profid nagu me oleme, kõnninud me aga vilunult mööda loha. Kell on juba 7, kell on 8 tundi. Ehk et me oleme siis 11 tundi toimetanud. Graafikust oleme maas. Juba rattas olime vist tund aega maas. Vahetusalas moljutasime. Väga halb, siin on 8 mindud. Loha on hargnenud. Ei no vaatasin, võib-olla ühed ongi need, kes Oosi peale mõtlesid minna. Me läheme ikka raba ju. Me läheme mööda raba, jah. Ja. Mulle tundus, et see võik või võitlust tule, et ring tuleb pikem ja raba tuleb ikka ju. Jah. Päris palju. Ja, sellised olulised teemad leiavad käsitlemist metsas. Kuhu minna, miks, kellega ja kus ma jäin. Ahah, ühesõnaga me oleme kõvasti graafikust maas. Aga mis teha? Kohalik omavalitsus on jälle kõik käest ära lasnud. Puud risti, rästi, astu üle. Ma ei saa aru milleks. Nii, lähme edasi. Natuke ehtsat rabas kondamist. Hetkel on tuju kõigil väga hea. Punktisime kätte, järgmine punkt on lähedal, bla bla bla. Kinni kasvanud Rabajärv või Laugas või midagi sellist. Ärme poiss. Siia laia õtsikuga. Pooled punktid on võetud nüüd. Järgmine punkt on väga tore. Punkti legend on saar. Nagu te näete, punkt on saare peal. Saar on selline moodustis, mis on igalt poolt ümõistatud veega. Järelikult selleks, et seda võtta, tuleb ujuda, mida me kohe hakkamegi tegema. See tähendab, me saame märjaks. Vihma hakkab ka muidugi sadama soodsalt. Ujutakse väga erinevas stiilis. Onna, näkki. Yeah. Full naked, half naked, semi naked. Kõik variandid töötavad. Vihma sajab. Vahelduse mõttes hakkas kohe sadama, kohe nagu konkreetselt kõvasti. Taevast vaadates tundub, et pikalt. Pääsime rava pealt välja tagasi Oosi peale. Ei, oot. Vaatame korra seda asja. Lähen puude alla ja vaatame. Tegelikult peab vaatama, mis me üldse teeme. Järgmine punkt on ka ju rava peal. Äkki meil poleks olnud mõtet üldse tullagi siia. Vaatame juba. Uus Rabajärv. Jaa, seda on siin veel palju. No muudkui sajab. Aga tegelikult on praegu Jopel on paras, et võtta rohkem juurde üle kehade kuumga. Teine järvekene. Tundub, et sellel on mingi veetasele tõus toimunud. Ja puud, kes on üldse järve kääres, on ära kuivanud. Vist. Näeb niimoodi välja. Ei tea, mis nähtus siin on. El Niño tegutseb.
on nüüd Viitnasse minev matkarana Moosi harja peal. Hullult libe. Et üles alla sinka vanka juurikana. Käsutsin järjekordse orienteerumispopaa. Eks on liiga vähe, liiga vara, liiga väikse loha pealt nina otsima. Mis oli nurga taga suur loha, mis läks sinna. Sellel kühveldatud. Vaadetest ei saa aru, aga siit on mõlemale poole mingi 15 meetrit umbes alla. Vana, igavasti. Vihmel on nii palju ei saja, aga natukene sajab. Pirdes on heledamaks on küll läinud. Kuskil õhtul vahet umbes selleks, et kui vahetusaasta saame, pidi sadu ära lõppima.